Iraan vallandab kaose Pärsia lahes, tulistades rakette ja droone Kuveidi ja Bahreini pihta. Ja sel kolmapäeval, 3. juunil 2026 tuli Ameerika Ühendriikide vastus kiiresti, otse ja jõuliselt Iraani territooriumil asuva Kashmiri saare vastu. Revolutsiooni kardivägi püüdis muuta piirkondliku rünnaku jõudemonstratsiooniks, sihtides Ameerika kohalolekuga seotud alasid, survestades lahe liitlasi ja laskes sireenidel keset ööd kõlada, kuid see käik läks neile kalliks maksma. Kuveidi, Bahreini ja Ameerika Ühendriikide kaitsesüsteemid astusid tegutsema. Raketid tulistati alla või ebaõnnestusid teel. Droonid lasti alla piirkonna vetes. Ja Washington vastas enesekaitserünnakutega Iraani sõjalise struktuuri vastu, mida Iraan soovis tõestada rünnates Kuveiti ja Bahreini. Miks valis revolutsiooni kardivägi just Ameerika Ühendriikidega seotud baase provotseerida? Kuidas Donald Trump ja Ameerika Ühendriikide sõjaväeline juhtkond reageerivad, kui Iraan selle mänguga jätkab? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Rünnak algas siis, kui Iraani revolutsiooni kardivägi tulistas Iraanist välja ballistilisi rakette ja droone sihtmärkide pihta Pärsia lahe piirkonnas. Kuveit kuulutas välja häireseisundi pärast plahvatusi ja õhutõrjesüsteemide aktiveerimist. Bahrein aktiveeris samuti sireenid ja andis elanikele juhised otsida turvalisi kohti. Poliitiline eesmärk oli muidugi survestada riike, kus asub Ameerika sõjaline kohalolek ja näidata, et Teheran suudab endiselt pinget külvata. Isegi pärast nädalaid kestnud kokkupõrkeid, meretõkestust ja nõrku relvarahukatseid. Kuveit sattus kriisi keskmesse, sest seal asuvad Ameerika Ühendriikide väed ja see toimib strateegilise punktina Pärsia lahe julgeoleku tagamisel. Esialgsed andmed viitasid raketi ja drooni rünnakule, kus õhutõrje üritas taevas ähvardusi tõrjuda. Kuveidi valitsus teatas, et plahvatused võisid olla tingitud kaitsetegevusest vaenulike sihtmärkide vastu, samal ajal kui elanikkonnale anti juhiseid järgida turvameetmeid. Pea linnapiirkond ja tundlike rajatiste läheduses olevad alad viidi kõrgeima valmisoleku seisundisse. Bahreini tabas sama hirmutustaktika. Riigis asub Ameerika Ühendriikide mereväe 5. laevastik, mis on üks tugevamaid Ameerika kohaloleku sümboleid Pärsia lahes. Revolutsiooni kardivägi püüdis operatsiooni esitada kättemaksuna ja väitis, et sihtmärgiks olid ameeriklastega seotud sõjalised rajatised. Kuid Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et rünnakud ei saavutanud soovitud eesmärke. 3 Bahreini suunas saadetud raketti tõrjusid Ameerika, Ukraina ja Bahreini kaitsejõud. Samas kui teised raketilaskmised ebaõnnestusid enne, kui need suutsid tekitada mõju, mida Teheran soovis näidata. Ameeriklaste vastus tuli seejärel Iraani lõunaosas, Hormuzi väina lähedal. Keskväe juhatus teatas, et viis läbi enesekaitserünnakuid pärast Iraani rünnakut piirkondlike naabrite ja tsiviillaevade vastu. Saar on strateegilise tähtsusega, kuna asub piirkonnas, mis on seotud mereteede kontrolli, naftatranspordi ja Iraani sõjalise tegevusega. Washington ei käsitlenud seda juhtumit lihtsalt verbaalse provokatsioonina. Seda käsitleti kui tegelikku agressiooni ja sellele vastati praktiliselt. Kõige rängem löök Iraanile polnud ainult sõjaline, vaid ka narratiivne. Teheran püüdis kuulutada täpset ja sihipärast operatsiooni Ameerika baaside vastu, kuid Ameerika versioon kirjeldab teistsugust stsenaariumi. Raketid purunesid teel, edukad tõrjed, allatulistatud droonid ja ükski Ameerika sõdur ei saanud surma. Revolutsiooni kardivägi soovis näidata jõudu, kuid paljastas hoopis puudujäägid, improviseerimise ja meeleheite olukorras, mille eskaleerumisele ta ise kaasa aitas. Pinged jõudsid ka merre. Keskväe juhatus teatas, et Ameerika väed tulistasid alla ründedroonid, mis olid saadetud ründama tsiviillaevu, mis liikusid piirkondlikes vetes. Juhtum hõlmas ka naftavedudega seotud laevu. Enne uut rünnakute lainet pidasid Ameerika väed kinni Botswana lipu all sõitva laeva, mis oli teel Iraani ja oli väidetavalt eiranud USA mereväe korduvaid korraldusi. Washingtoni jaoks on see Iraani katse piirangutest mööda hiilida ja hoolimata meretõkkest strateegilist voogu säilitada.
Teherani jaoks sai see vahejuhtum ettekäändeks vasturünnakuks, kuid Iraani vastus tabas just Pärsia lahe riike ja ohustas tsiviillaevandust, mis suurendab Islamivabariigi diplomaatilist isolatsiooni. Kuveit ja Bahrein ei olnud juhuslikud sihtmärgid. Mõlemad riigid on osa Ameerika Ühendriikide poolt piirkonnas loodud julgeolekusüsteemist. Probleem Iraani režiimi jaoks on see, et hirmutamine võib olla neile endile kahjuks pöördunud. Selle asemel, et murendada Ameerika Ühendriikide positsiooni, tugevdas rünnak hoopis aru saama, et just Teheran on see, kes saboteerib relvarahu ja ohustab tsiviiltranspordi marsruute. Tsentraalkomando nimetas seda tegevust põhjendamatuks agressiooniks relvarahu ajal. See lause on kaalukas, sest loob poliitilise aluse uutele vastusammudele, uutele sanktsioonidele, uuele isolatsioonile ja Ameerika Ühendriikides suuremale sõjalisele kohalolekule Pärsia lahes. Lennunduskriis süvenes samuti. Bahrein sulges turvalisuse huvides oma õhuruumi ning piirkonna lennud pidid tegema ümbersõite ja hilinesid. Ka Kuveit koges lennunduses häireid. Rahvusvahelise lennujaama territooriumil teatati kahjustustest ning lennutegevus peatati ajutiselt. See näitab, kuidas sõjaliseks demonstratsiooniks kavandatud rünnak muutub otseseks kahjuks tsiviilisikutele, lennufirmadele, kaubandusele ja valitsustele, kes püüavad närvisõja tingimustes säilitada vähemalt miinimumtasemel toimimist. Rünnak Kuveidile tõi esile veel ühe tundliku koha. Piirkonna õhutõrjed pannakse praegu reaalajas proovile. Iga Iraani poolt välja lastud rakett sunnib radareid, tõrjesüsteeme ja ühistaape reageerima sekunditega. Kui osa mürske teekonnal ebaõnnestub või kukub enne sihtmärgini jõudmist alla, näitab see Iraani tehnilisi piiranguid. Kui teised raketid peetakse kinni, näitab see, et Ameerika Ühendriikide ja Pärsia lahe liitlaste kaitsevõrk töötab endiselt. Teherani jaoks on poliitiline hind kõrge, sest propaganda räägib täpsusest, kuid Washingtoni näidatud tulemused räägivad läbikukkumisest. Trump astub sellesse olukorda. Presidendina ei saa ta lubada, et Iraan muudab Pärsia lahe piirkonna vabaks väljapressimise alaks. Valge Maja teab, et iga nõrkuse märk oleks Teherani jaoks kui luba uueks provokatsiooniks. Seetõttu oli vastus Quejas kiire. See polnud pikk kõne, see polnud tühi lubadus. See oli rünnak sõjalise struktuuri vastu, mis oli seotud ohuga. Loogika on lihtne. Kui revolutsiooniline kaardivägi ründab liitlaste laevu, siis Ameerika Ühendriigid tabavad režiimi kontrolli ja ründevõimet. Iraan püüab rünnakut õigustada, väites, et reageeris Ameerika Ühendriikide tegevusele oma suveräänsuse vastu. Aga kontekst töötab Teherani kahjuks. Iga nurjunud rünnakuga annab režiim Ameerika Ühendriikidele rohkem õigustusi blokaadi jätkamiseks, patrullide tugevdamiseks, õhutõrje laiendamiseks ja sõjaliste sihtmärkide ründamiseks. Revolutsiooni kaardivägi võib küll lärmi teha, aga lärm ei ole võit. Võit nõuab tabatud sihtmärki, tegelikku mõju ja järgmise sammu kontrolli. Siiani on Teheran rünnanud, läbikukkunud, näinud droonide allakukkumist ja saanud vastulöögi omaenda territooriumil. Olukord Pärsia lahes läheb nüüd ohtlikumasse faasi, sest iga uus lask võib põhjustada uue rünnakute laine. Kui Iraan jätkab vastuseisu Kuveidi, Bahreini, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide või tsiviillaevade vastu, võib reaktsioon olla palju ulatuslikum. Ameerika Ühendriigid on juba selgelt öelnud, et kaitsevad oma vägesid, piirkondlikke liitlasi ja mereteid. Ka laheriikidel ei ole huvi saada pantvangideks revolutsioonilise kaardiväe käes, kes püüab sisemist prestiiži päästa pimedas välja lastud rakettidega. Rünnak avaldab survet ka diplomaatiale. Kuigi mõned kanalid räägivad endiselt relvarahust ja läbirääkimistest, näitab sõjaväeline olukord hoopis teist reaalsust. Stabiilset olukorda ei saa olla, kui üks pool tulistab rakette naabrite pihta ja ütleb siis, et vaoshoitus on endiselt olemas. Usaldus kaob, kui režiim lubab üht, aga teeb hoopis teist. Pärsia lahes näitas lihtsat õppetundi. Ameerika Ühendriikide ja nende liitlaste provotseerimine võib küll tuua propagandavõidu Teheranis, kuid võib kaasa tuua ka kohese vastuse kaardil. Mina olen Milson Alves Globaal ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.